Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Google Spreadsheetis arvutada summasid kokku ja filtreerida ja korrastada see tabel ära. Nii, mul on siis üks 7. klassi töövihikute tabel, kus on õpikud, töövihikud ja siis on palju nad maksavad. Nii, nüüd selleks, et ma saaksin siin vaadata, et kuidas siis nüüd palju erinevad õpikud ja töövihikud maksavad, siis ma saan tegelikult teha niimoodi, et ma saan filtreerida. Valin ülevalt, lohistan A kuni C1 siis ära ja klõpsan filtri peale. Nii, ja kui ma nüüd siit selle väikse noolekse peal klõpsan, siis ma näen neid filtreid, aga praegu ma näen, et töövihik ja töövihikud ja õpik. Mul on mingisugune viga siin. Jah, ongi, et näete, on mõnes kohas kirjutatud töövihik ja mõnes töövihikud. Selle saab ära parandada. Selleks me kasutame sellist funktsiooni nagu või võimalust nagu otsi asenda, klõpsan muuda, otsi asenda ja ma tahan siis asendada ära töövihikud sellega, et oleks kirjutatud töövihik ja mitte kõikide lehtede pealt, vaid selle lehe pealt. Nii, ja asenda kõik. Nii, nüüd on korras valmis. Ja nüüd ma saan tegelikult siit eraldi võtta selle tabeli lahti, näiteks jätan ainult töövihikud, okei. Ja nüüd ma näen ainult siis töövihikuid ja nende hinda näiteks, et sellisel viisil saab filtreerida. Kui ma tahaksin seda tabelit siis eraldi saada, siis ma valin ta lihtsalt välja, kontroll kopeeri ja kopeerin ta näiteks kuhugi siia allapoole ja kleebin. Nii, ja nüüd mul on eraldi siis töövihikud välja toodud niimoodi, et niimoodi saab siis ühest tabelist teisi välja võtta. Nii, aga ma nüüd võtan uuesti ikkagi vali kõik. Okei, ja nüüd oleks meil vaja siis kokku see hinda arvutada. Võtame siit kokku ja nüüd lähen siia. Pean leidma siis selle veeru summa. Kasutan selleks funktsiooni summa, valin siit ülevalt summa ja nüüd lohistan üle kõigi nende, et saada kokku hopsti kokku olev summa. Mul oleks vaja ka veel õpikute hind eraldi ja töövihikute oma. Töövihikud. Nii, selleks on nüüd mitu varianti. Et üks võimalus on selline, et näiteks nüüd, kus need töövihikud mul siin eraldi on, ma võin ka teha nii, et ma võtan selle summa siit ja siis ma hoopis nüüd panen vahemikuks selle, mis ma siia kopeerisin, et valin hoopis need, et ta arvutab hoopis siit hopsti ja tuli mul summa välja. Või siis teine variant summa puhul, kui mul on selline väiksem tabel, siis ma võin ka teha niimoodi, et ma kasutan siin jälle siis võtan selle summa. Nüüd hakkan siit valima, et mis asjad need töövihikud siis olid. Et oli see, siis hoian kontroll klahvi all ja valin nagu välja kõik need, kus on töövihikud. Kui on väiksemad tabelid, siis see on täiesti võimalik. Nii, hopsti. Ja ongi olemas see sama asi. No ja õpikutega siis samamoodi, et kasutan siis summa funktsiooni ja vaatame, kes siin üleval, oli ka veel üks õpik ja valin välja, hoian nüüd kontroll klahvi all ja valin välja kõik õpikud. Või siis filtreerin nad välja, kopeerin kuhugi ära ja arvutan siis. Nii, nüüd mul üks õpik jäi nähtavasti välja siit valemist 19. Nii. Õpikud C17 on viimane ja ma saan tegelikult siia ka ise lisada siia valemisse. Lähen siia peale, koma ja panen C19. Nii, ja nüüd on mul siis see kõik kokku arvutatud. Võin selle tabeli teha ka ilusaks. Teeme niimoodi, et teeme siia ette ühe tühja rea, sisesta üks üles. Kirjutame siia 7. klassi õpikud ja töövihikud. Nii. Nüüd võin teha niimoodi, et ühendada need lahtrid siin omavahel ära, selekteerin ära ja ühenda lahtrid, siis see ülemine tekst võib olla näiteks natukene suurem. Nii, ja kui ma nüüd tahan, et ta oleks nagu tabel, siis ma valin kõik selle välja, mis ma tahan, et on tabel. Ja teen nii, et siia tekivad need ruudujooned, et kui ma praegu välja prindiks, siis ei oleks neid. Nii, siin all nüüd võiks olla, need võiks olla ka siin kokku viidud, ühenda lahtrid. Nii, siit samamoodi, ühenda lahtrid, töövikute osaga ühenda lahtrid. Ja nende paigutus oleks võib-olla parem, kui ta oleks nüüd siis siin
paremal pool ja võib-olla siis ka näiteks puldis. Ja samuti ma saan neid lahtreid, kui ma tahan ka värvida. Et valin siin selle päise ära ja lahtrite tausta näiteks, et siin üleval on kollane. Või et siis näiteks siin see osa on hoopis roheline. Nii et kõiki neid asju saab sellisel viisil muuta, nii et see tabel muutub siis selliseks ilusaks ja arusaadavaks.